Meie järgmise teema alustuseks vaatame kõigepealt ära video, kuidas tehti Vabaduse väljakul flashmobi ja seda siis reservväelaste nädala tervituseks. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunenud salaja. Ja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunenud salaja. Ja. Metsad põlevad, maad surevad. Reservväelaste nädal siis eile tõepoolest sai alguse, kestab eeloleva pühapäevani ja 2 reservväelast on meil siin stuudios. Ausalt öeldes, kui vaatan Margo Grossbergile otsa, siis on hästi veider vaadata meest, keda me siin Ukraina sõja algusest saati ikkagi kogu aeg eetris sellises lapilises kostüümis nägime. Nüüd neile sinine pintsak seljas ja lill rinnas ja nagu polekski kunagi lapiline olnud. Kuidas see käib? Tere õhtust, eks selline see reservväelane tänava peal välja näebki, et täiesti normaalses riietuses, ei ole silma torkav nii nagu laigulises vormis, täpselt selline ongi reservväelane ja ka reservväelase elu ei ole kindlasti midagi kerget, et ma olen alati oma kolleegidele, kes on teeninud kes 8 kuud, kes 11 kuud tulnud nii-öelda ajateenistusse, siis ma olen alati öelnud, et see ajateenistus on see lihtne osa, et sul on algus, sul on lõpp, aga reservteenistus, olles riigikaitse alustala, on oluliselt raskem. See kestab sul 60 plussini ja sa ikkagi pead oma elu palju ümber korraldama selleks hetkes, kui sind reservõppekogunemisele. Mis peab ümber korraldama? No sul on ju oma elu, omad lapsed, omad töö. Aga kui on õppekogunemised, et selliseks hetketeks, muidu elad ikka igapäevaselt oma seda tavalist elu, eks ju? Te omavahel kohtusite vist siis, kui Martin läks ajateenistusse, jah? Võib ka nii öelda. Kuidas kaitseväes hierarhia siis on? Kui te praegu olete istute siin diivani peal, siis kas te peate au andma kuidagi või kuidas see käib? Õnneks või kahjuks ei pea, olles tsiviilriietes 2 reservväelast omavahel, tegemist on ühe koloneliga, ühe seersandiga sellegi poolest, et selles mõttes seda kohustust otseselt ei ole. Aga siis, kui me läheksime reservõppe kogunemisele, paneksime vormid selga, siis loomulikult annaksime üksteisele au ja tõenäoliselt väga palju ka üksteist ei näeks seal põllu peal. Kui te tavalist elu elate, te kohtute ikkagi oma kaitseväelastest sõpradega või samamoodi need ülemuse alluvuse suhted tulevad. No, kas on kogu aeg meeles vaadata, kas pintsak on laiguline või ei ole laiguline, kui ikkagi niimoodi tänaval vastu tuleb? Otseselt mitte, aga selles mõttes, et Grossbergiga me oleme kohtunud ka Kaitseministeeriumis erinevates koridorises ja arutanud erinevaid teemasid. Et selles mõttes, et tere me ütleme ikkagi, seda nii-öelda suuri erisusi seal esile ikkagi ei tule. Kuidas on tsiviilelu elada, Margo Grossberg? Väga hea. Väga tore on. Peale 30 aastat teenistust saab teha asju, mille jaoks enne ei ole aeg olnud ja ei, väga tore on. Teistmoodi. Kas te saate öelda ka, millega te tegelete praegu? Ma tegelen erinevate asjadega. Ma olen reservväelane, ma olen pensionär. See ka veel? Jaa, ma üritan ära teha kõik need asjad, mida ma 30 aasta jooksul perele ei ole suutnud teha. Ja ma jätkuvalt olen osa nii-öelda Eesti riigikaitses, Eesti riigi kaitsmisel, seda küll täna vähe teises kujul ja vormil. Ja teie? Ja mina olen Kaitseministeeriumis kaitsetahte arenduse osakonna juhataja ja mina olen võib-olla üks põhjus, miks me täna räägime reservväelaste nädalast. Mina oli au oma meeskonnaga see nii-öelda nädal siis esile kutsuda ja siis kasutada see nädal, et tunnustada meie neid reservväelasi, nagu Grossberg mainis, siis ei ole iseenesest mõistetav see panus, mida meie reservväelased annavad ja tihtipeale nad näevadki sellised
laigu kui nii-öelda pintsakus välja, aga siis, kui nad panevad vormi selga, siis nad on väga nähtavad, et tunnustada neid ka sel hetkel, kus nad kannavad ainult pintsakut, mitte ainult digilaiku. Kui paljudest inimestest me Eesti kontekstis räägime, kui me räägime reservväelastest? Eestis on circa 90 000 meest ja naist siis läbinud ajateenistuse siis viimase 30 millegi aasta jooksul ja seal hulgas on ka siis need inimesed, kes on osalenud Kaitseliidu väljaõppes ja võtnud siis seal endale sõjaaja ametikohustuse. Eks need on need inimesed, kes moodustavad meie riigikaitse selle põhijõu. Need on need inimesed, mehed ja naised, kellega me läheme sõtta, kui meil vaja on ja kui me käime õppekogunemas, siis me harjutame selleks, et nii-öelda see sõda kindlasti võita. Milleks sellist nädalat on vaja? No, võime teha ju ka ühe kontserdi või väikse festivali või hüüame hurraa või midagi niisugust, et tublid olete ja niimoodi. Terve nädal, midagi. Ja see nädal ongi tegelikult mõeldud samade reservväelaste tunnustamiseks, et üks päev tundus natuke väike, et 90 000 inimese nii-öelda tunnustamiseks. Et siis me otsustasime, et üks kuu võib-olla natuke pikk ja siis leidsime kompromissi, et võtame siis ühe nädala. Ja siis ongi positiivne näha, et selle nädala raames on siis meil kaasatud erinevad ettevõtted, kes siis tunnustavad samamoodi meie reservväelasi pakkudes erinevad soodustusi. Meil on täna Kaitseväeteenistuse veebis üle 200 soodustuse erinevatelt ettevõtetelt. On ka ettevõtted, kes on toonud oma tooted, pannud need digilaiku ja seda näitamaks siis oma toetust meie reservväelastele, et näidata neile, kes kaitsevad Eesti ühiskonda, et ka ühiskond tegelikult väärtustab seda panust, mis nemad annavad meie riigikaitsele. No need digilaiku pandud osad tooted te olete ka täna siia kaasa võtnud. Siin on tõesti jooke ja sööke ja mänguasju vist. Discgolf, eks ju. Et kui ma sellist asja saan poest osta siis, jah? Absoluutselt, sellist saab kas see natuke hirmutav ei ole, et kui ikkagi nagu laigulised asjad tulevad müüki, siis natuke nagu hakkab tekkima tunne, et hakkame varjuma. Aga keeraks selle teistpidi, et selles mõttes, et need tooted on pannud digilaiku sellepärast, et ostes siis digilaigus piima näiteks toetatakse reservväelaste fondi. Ehk siis iga piimapaki pealt, mis ostetakse, antakse väikene panus reservväelaste fondi paari sendi kaupa ja selle piimapaki kaudu või selle fondi kaudu siis toetatakse meie reservväelasi ja meie riigikaitseid. Ehk siis tegelikult jah, ohutaju meie ühiskonnas on täna kõrge, aga pigem on küsimus sellest, kuidas me saame midagi teha, et seda nii-öelda ohtu maandada ja mida me saame omalt poolt teha. On võimalus alati minna Kaitseliitu, näiteks selle organisatsiooniga liituda, aga vahel piisab ka sellest, et tarbida näiteks digilaigus piima või süüa digilaigus jäätis, et anda oma väikene panus Eesti riigikaitse hüvanguks. No mis siis reservi läinud mehed ja naised ütlevad selle peale, et neil nüüd oma nädal on? Siiamaani on olnud tagasiside positiivne. Ma tean, et positiivne tagasiside on selle suhtes, et Tallinna linn on olnud väga eeskujulik ja neil on siis selle nädala raames pakuvad tasuta loomaaia külastust ja nüüd siin 1. mai on tulemas, mistõttu ma kujutan ette, et seal võib olla väga palju laigulisi reservväelasi koos oma peredega, et see on väga lahe samm, mida on siis nii-öelda Tallinna linn astunud, et meie reservväelasi toetada ja anda ka võib-olla nendele reservväelastele, kes lähevad nüüd ülejärgmisel nädalal Kevadtormile, anda neil siis võimalus veeta natukene head ja kvaliteetset aega oma peredega, enne kui nad siis õppekogunemisel paariks päevaks lähevad või nädalaks. Kui keeruline on reservis istuda, mitte selle koha peal, kes ütleb nendele meestele, kuidas me edasi siit läheme ja annab informatsiooni või olla selle nagu teise poole peal? Ei, ma arvan, et ei ole keeruline, sest tänapäeval on ikkagi süsteem ja asjad on nii palju paigas, et ega see reservväelasena õppekogunemisele tulek ei ole ka mingi väga suur üllatus, kuigi jah, neid aeg-ajalt suvel lisaõppekogunemisele või sügisel korraldatakse, et reservväelane saab ikkagi 120 päeva ette teada, et nüüd on tema kord tulla õppustele välja ja kõik need asjad. Et ega on teil õnnestunud ise ka käia juba, jah? Mina olen nii vähe reservis olnud veel, et minul ei ole veel õnnestunud. Kord ei ole kätte tulnud, aga kogu aeg nagu ikka kihe läks ka natuke, tahaks minna. Vormil vaatan ikka niimoodi aeg-ajalt üle, et kas on alles ja mäletan, kus kohta kodus panin. Mis tasemega need reservväelased on? Et kas nad on sellises valmiduses, et kui meil tõesti nüüd peaks vaja olema, siis kõik on rivis? Ma arvan, et sellel küsimusel oskab härra kolonel ise vastata. Ma arvan, et väga heal tasemel. Väljaõppe on aastatega läinud kindlasti oluliselt paremaks, oluliselt intensiivsemaks. Neid asju, mida mina ajateenijana 92. aastal tegin, selliseid asju kindlasti enam ei tehta Kaitseväes, vaid väljaõppe on fokusseeritud. Mis see näiteks oskate tuua? No ütleme siis väravavalves ikkagi ajateenijad täna ei käi nii, nagu mina omal ajal käisin või söökla toimkonnas ja kõiki. Ehk siis täna on see asi fokusseeritud sõjalisel väljaõppel. Ja see reservväelane on kindlasti väga heal tasemel, samamoodi Kaitseväe relvastusvarustus, kõik see on arenenud nii, et mul ei ole vähimatki kahtlust, et nad on väga heal tasemel. Mis see vaimsus või mentaliteet on?
valdavalt väga positiivne. Kui me vaatame arvamusküsitlusi, mis me oleme läbi viinud siis pärast õppekogunemisi, nende seas, kes on osalenud ja kes ei ole osalenud, siis kuskil seal 95% kandis vastatakse küsimusele, et kui Eestis peaks nii-öelda oht tekkima, siis nemad on kindlasti valmis riigikaitsesse panustama. Ja see nädal lõpeb sellega, et algab Kaitseväe suurõppus Kevadtorm. Reservväelased on sinna ka siis rivistatud, jah? Absoluutselt. Kui palju läheb? Sellel Kevadtormil läheb umbes 4500. Selle aasta peale kokku kutsutakse umbes 17 000 reservväelast välja. Ehk siis võrdlemisi suur arv ja ma arvan, et see puudutab tegelikult igat Eesti kodanikku kaudsemalt või otsesemalt, sest see tähendab nii perekondi, tööandjaid, lähedasi, sõpru. Ehk siis see ühiskondlik toetus tegelikult võimaldabki igal reservväelasel sinna õppekogunemisele minna. Millal te saate järgmisele Kevadtormile minna? Ootan põnevusega, vaatan oma eramaili iga päev, kas on tulnud teada, et on saabunud kutse. Teil kuidagi nagu neid lähemaid suhteid ei ole, et öelda, et tahaks ka väga. Ei, nii lähedasi suhteid. Niimoodi ei käi need asjad. Ma olen nii vähe ära ka veel olnud, et neid ei ole veel vaja. Igal juhul suur tänu täna tulemast Ringvaate saatesse ja kena siis pidulikku nädalat. Suur tänu teile.